Seisa enda sõlgade laiuses argseisus ja jälgi, et põlved oleksid nõtked, ehk mitte liiga pehmed ega ka lukus. Vaagen on neutraalasendis, ehk mitte ühelegi küljele kaldu. Saba on jalge vahel. Jälgi kogu harjutuse vältel õiget kehahoidu. Alusta horisontaalse puusaringiga. Tunne, kuidas keha raskus liigub ühelt jalalt teisele. Tee nii suur ring puusaga ümber oma telje, kui saad. Jälgi, mida pead selleks tegema, et saada võimalikult suur puusaring. Ilmselt pead painutama ülakeha vastaspoolele, et tasakaalustada keskmest välja läinud puusa. Teisisõnu, kui su puus libiseb paremale, siis ülakeha painutab kergelt vasakule ja vastupidi, kui su puus on taga, siis ülakeha painutab ette ja vastupidi. Seejuures hoiavad õlad ja pea nii palju kui võimalik sirgelt püsti, sirutavad üles, nagu hoiaksid pea peal kandikut, mille peal on veeklaas. Sinu ülesanne on vett mitte üle ääre ajada. Teeme teisele poole. Ja vaheta suunda paremale. Ja peatu raskus paremal jalal ja vaheta suunda vasakule. Pane tähele oma keha asendit peatumise hetkel. Sinu puus on sirutatud küljele välja ja ülakeha on painutatud kergelt vastaspoole. Raskus on sellel jalal, mille puus on välja sirutatud. Võta see suure puusaringi ehk nii nimetatud puusasaba algasendiks. Jään algasendisse pisut kauemaks seisma ja jätkan suure puusaringiga kummaski suunas. Teen ühe täisringi ja siis peatun. Nüüd peatun vasakul jalal, vasak puus on välja sirutatud. Teen puusaringi paremale ja lõpetan taas vasakul jalal algasendis. Ja veel. Ja veel. Ja nüüd vahetan, viin keha raskuse paremale ja parem puus välja. Teen puusaringi vasakule ja jõuan uuesti algasendisse paremal jalal. Ja veel. Ja veel. Ja veel. Ja viin raskuse vasakule. Puusasaba võimendamiseks võime painutada keha nii palju ette, et meie nina vaatab põlvede poole. Kui ulatad, võid puudutada kätega maad. Seda liigutust tuleb teha lõdvestunud kaelaga ja peaga vajadusel õiges kohas natuke hoogu juurde anda, et juuksed näo ette ei jääks. Aga liigutust võib teha ka aeglaselt ja tõsta kätega näole langenud juuksed näost ära. Seda muidugi tantsuliselt ja graatsiliselt. Käed on suure puusasaba ajal reeglina eest ära,
ehk toodud osaliselt või täielikult ümber keha kokku. Teine variant puusasaba võimendada, eriti kui sa ei soovi alla painutada, on lasta ainult põlvedest pool tükki sellel ajal, kui puusad taga on. Ja tõusta tagasi algasendisse, kui ring on täis saanud. Alustame vasakult jalalt ja liigume päripäeva. Kui puusad jõuavad taha, lased põlvedest alla ja vasakule tagasi jõudes võtad jälle algasendi. Ja teen teises suunas, alustan paremast jalast.